Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. No nii, tere tulemast taas meie lainele. Hello. Meil on väga hea meel, et sa meid kuulad jälle. Ja. Või äkki esimest korda, ega me ei tea. Tõesti? Ma ausalt öeldes, oota, tuleta mulle meelde, mitmes episood see on? 5? 6? 5? Okei. Mul juba siuke tunne, nagu ma oleks seda terve igavikku teinud, eks nii. Juba meie 150 episood. Okay. Aga jah, 5 siiski. Okay. Aga enne kui me täna asume üldse rääkima enda highlightsidest, low pointidest. Tänasest teemast. Jah, siis on meil vaja tänada mõned inimesed. Ja, kes aitasid sellel podcastil mingis mõttes sündida. Just. Ja. Sest meil olid ideed. Meil oli väga ammu tegelikult tahe. Üle aasta oleme me kindlasti tahtnud juba podcasti teha. Ja siis tegelikult, no okei, ma väga pikalt ei taha jutustada, aga meil oli selline olukord, kus sellel aastal me tulime kokku, me olime mingi, no nii, täna hakkame tegema. Ja me minu arust isegi panime lindistama ja siis oleme nagu, et oota, meil ei ole nime. Me istume seal, tere tulemast kuulama podcasti. Ja siis me oleme mingi, oot. Nii küll alustada ei siis saa. Siis me hakkasime brainstormima, me istusime selle otsas mingi nädal aega, et me ei suuda mõelda välja midagi. Meil olid mingid ideed, aga ükski nendest ei olnud sinna hea kõlav idee. Ja meil olid need nagu nimeideed, mis meil olid mingi Roosa mull, siis Tea Time. Aga siis me mõtlesime, et oota, et me ei saa ju ingliskeelset nime panna. Et tuli jälle see error ette, siis meil vist nagu mingi... Siis meil üks kunagine sõbranna pakkus juba ammu tegelikult meile Kaisa ruudus. Aga me tahtsime, et see podcasti nimi siiski natuke rohkem ütleks, kui lihtsalt, et meie nimi. Et väga äge küll, et meil on 2 Kaisat. Ja kusjuures seda pakkusid ka paljud meile, kui me selle panime lõpuks siis üles. Ühesõnaga me jäimegi omadega hätta ja panime siis lõpuks Instagrami, et... Andke meile nime ideesid, palun. Olge loomingulisemad kui meie. Ja. Eks me tegime giveaway. Jah. Ja me saimegi enda jälgijate hulgast siis, või nende pakkumiste hulgast nime. Riina oli see, kes meile pakkus siis taskusõbrannad. Aitäh, Riina. Aitäh. Ja ta oli ainus, kes seda pakkus. Kusjuures ta pani isegi 3 erinevat nime samasse kommentaari. Ja seal oli ka, ma mäletan, Roonika, mis on tegelikult päris huvitav. See on geniaalne tegelikult, aga veits meenutab kas ranna väljaanne või mingid siuksed asjad, et siuke... No ta on äge, aga esiteks ta on seotud ainult sinu Minuga, nimega. Ja teiseks ta on võib-olla natuke liiga kõmuline, et me ikkagi siukest kõmusaadet ei tee. Saade. Varsti, tõesti ei, varsti meil ongi saade. Kinda on saade. Kinda on saade, jah. Et kui YouTube'ist vaatad, siis on ju täitsa. Ma ütlen kohe ära, et mina annan alla eestikeelsete sõnade kasutamisega. Jah, ma üritan. Ma tõesti annan endast parima, et kasutada võimalikult palju eestikeelseid sõnu ja meie emakeelt. Aga... Me ise tunneme, et see võib-olla viib lukku natukene, kuna me räägime igapäevaselt nagu hästi vabalt, kasutame neid sõnu, mis esimesena pähe tulevad põhimõtteliselt ja kuna me tahaks ikkagi, et see suhtlus siin teiega oleks ka vahetu. Oleks selline, et nagu me räägime päriselt, nagu me omavahel räägime, me räägime ka sinuga. Et siis me nagu liialt palju ei hakka rõhku panema ikkagi sellele, et me võib-olla esimeses osas nagu olime väga optimistlikud. Väga. Ja tahtsime kohe nagu kõike üliperfektselt teha, aga see ei ole võimalik. Me ei ole perfektsed. Me ei saa, mitte keegi ei ole perfektne ja mingis mõttes ma saan aru sellest, et on mingid generatsioonid, kes siis nagu väga-väga tahavadki hoida meie emakeelt sellise puhtana. Aga ma tunnen ka, et mida aeg edasi, seda rohkem eesti keel segunebki teiste keeltega. Me võtame üle mingeid võõrkeelseid sõnu ja kuna mina igapäevaselt pean nii palju inglise keelt kasutama, teil ei ole aimu ka, kui palju ma pean inglise keeles rääkima, siis kui sa oled selline kakskeelne, siis on väga raske hoida mõlemat keelt täiesti puhtana. Ehk siis annan endast parima ja Kaisa, eks ju, me mõlemad anname endast parima, aga... Me võtame tagasi selle, et me iga episood üritame aina paremini, sest et jah, keegi kommenteeris ka, et olite kuidagi natuke pinges. Vot see ajabki meid pinge. Ja, et me ise vaatasime ka, et olime tõesti pinges natuke seal esimeses osas ja kindlasti nagu see oli suuresti see, et see oli esimene kord, aga võib-olla ka me üritasime kohe nagu liialt kuidagi mingit perfektsust taga ajada, mis ei toimi see asi. No see ei ole realistlik. Jah.
Nii, igal juhul lähme tänamiste juurde tagasi. Ehk siis Riina, suur aitäh sinu pärast, meil üldse on siin selline nimi ja me oleme väga rahul selle nimega. Ja siis, kelle pärast meil on samuti selline logo, on fotograaf. Instagram on CH Laaneste ja me nii-öelda esitlesime talle oma ideed, mis me tahaksime saada, saatsime mingid näidis, mingid pildid, et kas siuke oleks võimalik ja ta oli lihtsalt kohe mingid davai, teeme ära, lähme kohe, millal teil aega on. Nii et tänu temale on meil ka nii ägedad pildid, logo, üldse kogu sisu, mis ta sotsiaalmeedias panema. Pool, jah, mis te just näete ka Taskusõbrannade Instagramis, et see on kõik tema tehtud pildid siis. Nii et kui sa tahad ka mingit ägedat ideed ellu viia, siis kindlasti võta temaga ühendust. Ja. CH Laaneste siis Instagramis. Kolmas? Ja. Ma tunnen, et meil oli mõttes. Tegelikult meil tuleb sooduskood ka. Kuna me seda sooduskoodi veel nii täpselt ei tea, siis me ütleme selle teile järgmises episoodis, ma arvan. Jah, ja sotsiaalmeedias, Instagramis kindlasti tuleb see ka. Et siis, kes tahavad tema juurde minna pildistama, siis me saame anda sooduskoodi, aga meil ei ole päris läbi räägitud see kõik. Nii et hoidke silma peal, et tuleb. Jah, sellepärast oli siin ka see mõttepaus meil nagu, mis see sooduskood? Ja, aga kolmas inimene, mina tahan öelda selle tänu selle, sest et see on üks inimene, kelle üle ma olen väga nii-öelda tänulik, et ta on mu elus nüüd, on minu kosmeetik Elen, kes siis omab Elsteetika ilusalongi ja tema pani meile siis auhinnaks nii-öelda, kui me giveaway tegime, pani auhinna ka välja, et tema juurde saab vabalt valitud näohooldusesse minna. Kusjuures mul on väga huvitav teada, et kas see inimene juba käis ära ja mis ta arvas. Me peaks Riinalt uurima, et kuidas tal näohooldus läks. Ja. Ehk siis Elen, aitäh sulle. Ja ta on imeline. Mul tunne, et iga kord, kui keegi küsib, et tea, et see Elen, kuidas kirjeldaks, ma olen imeline. Lihtsalt imeline, pole vaja, imeline. Kõik, mis ta teeb, on lihtsalt amazing. Super. Perfektne. Nii, aga liigume nüüd siis enda nädala tipphetkede ja madalhetkede juurde. Alusta sina enda madalhetkest äkki. Davai. Nii, jällegi nagu iga nädal. Madalhetk tuli suhteliselt raskelt, selles mõttes, et tuli meelde suhteliselt raskelt. Aga nädala lõpus siis, ehk siis kus juures juhtus eile, kus ma panin tähele, et nagu paljud teavad ja kui sa veel ei tea, siis ma olen freelancer, ehk siis ma osutan nii-öelda ettevõtetele enda ettevõtte alt teenuseid. Ja, ehk siis kas mingi turundusteenust, sisuloomet, mis iganes. Ja panin tähele, et mul ei ole päris mitu kuud paarilt ettevõttelt nii-öelda arve tasumist tulnud. Nii et see finantsiliselt veits tekitas minus selle ärevuse, et nagu oot, sest need ei ole väiksed summad, need on suhteliselt suured summad ja kui ma nii-öelda töö ära teen, siis mingis mõttes ma oma peas juba mõtlen, okei, nüüd varsti siis tuleb see nagu tasu selle eest, ma saan arvestada selle tasuga näiteks järgmine kuu, ehk siis oletame, et ma esitasin arve mingi, ma ei tea, 10. aprill, siis ma ei tea, 20. aprill on see tasutud, aga freelancerina inimesed võtavad sind kui, et temale võib tasuda 6 kuu pärast. Et nagu see arvemajandus on suhteliselt keeruline ja stressirohke ja millegipärast jah, tõesti ettevõtetel on freelanceritest mingi selline mõtlemine, et nendele tasume siis, kui meil nagu on vaba raha. Ja see ausalt öeldes tekitab siukse väga ebakindla olukorra finantsiliselt ja see eile siis tekitas must suht suurt muret. Sest et see ongi põhimõtteliselt nagu, et sa ootad oma palka ja seda palka ei tulegi. Aga ometi sul on vaja mingeid arvet tasuda endal ja oma elu eest maksta. Kommunaale maksta, elektrit, toitu nagu kõike. Ja siis ma olin kindlasti nagu mingi, oh my god, meil tuleb reis varsti ja siis kuidas ma maksan seda. Aga ei, ma suhteliselt kiiresti õnneks oma mindseti muutsin, nii et ma ei muretse enam. Aga arve pole siiamaani tasutud, aga ma üritan mitte muretseda. Nii et jah, kuidas sinuga on? Minu madal hetk oli kindlasti see, kui ma pidin siia sinu juurde 6. korrusele treppidest tulema. Okei. No tegelikult see ei ole päriselt mu madal hetk, aga lihtsalt siia kõndides ma jälle mõtlesin sellele, et oh my god, jälle ma pean trepist tulema. Ma olen siin päris mitu korda nüüd nii käinud, need lift praegu ei tööta. Veel päris vist mõnda aega. Ja kuni 12. maini
see ei tööta, kuu aega, see on minu summer body nii-öelda toetav liikumine või toetav trenn nii-öelda. Ma olen iga kord mingi okei, suvekeha, siit ma tulen. No selles suhtes, et ma ise elan 5. korrusel, kuhu ma pean nagunii kogu aeg kõmpima ja siis nüüd siia tulles ma pean veel kõmpima. No jaa, aga mõtle, ma pean Luunaga käima mingi öösel õues, mingi pissitamas teda ja see vend ei kõnni. Sa oled mingi, tule Luuna, lähme, ta lihtsalt passib seal üleval, ei tule, siis ma lasen ta mingi rihmast lahti, ma olen, tule nüüd, ei, ta ei tule, siis me mingi lähme 10 minutit trepist alla, 20 minutit tuleme trepist üles, nii et see on nagu korralik seiklus. Oh my god, no jah, ja selles mõttes sul on hullam tõesti. Aga tegelikult nüüd päriselt nagu kurvemale noodile edasi minnes, siis ma olen kuidagi see kevad hästi palju mõelnud enda vanaema peale, keda enam ei ole kahjuks. Kuidagi nagu, ma ei tea üldse, ma olen mingi viimasel ajal nostalgiline ja mõtlen mingi lapsepõlve peale ja ongi nagu see kevad, suvine aeg on hästi nagu toob mulle vanaema meelde, sest me käisime koos maal. Meil olid seal omad mingid rutiinid, mis me tegime ja nagu ma olin tõesti hästi lähedane enda vanaemaga, et teda 6 aastat enam ei ole kahjuks. Ja see oli nagu väga raske mulle, kui ta läks ja nüüd kuidagi, ma ei tea, uuesti on nagu nii raske, et see vist ka käib kuidagi lainetena, et ei ole nii, et mingi mida aasta edasi, siis seda mingi vähem mäletad teda ja mingi, et kuidagi ikkagi nii kurb on ja nagu tahaks ikka, et oleks osa mu elust. Et see on nagu teinud kurvaks ja üldse vahepeal mul on see, et ma vaatan TikTok on ju ja siis tuleb mingi vana inimesega mingi TikTok või eriti see, kus nagu näiteks mingid noored on ju, saavad teada, et nad on rasedad ja siis nagu annavad oma vanavanematele just teada ja ma lihtsalt, sorry, ma katsusin teid mikrofoni aga igatahes siis ma võin reaalselt nutma hakata mõeldes sellele, et ma ei saa kunagi enda vanaemale öelda seda uudist. Nojah, vaata, ma saan sellest aru, sest sul oli nii lähedane suhe ikkagi selle inimesega. Ma kujutan ette, et üldse kõigil, kellel on kas hästi lähedane suhe oma emaga, isaga, tädiga, sõbrannaga, kellega iganes, kellega sul on lihtsalt siukene connection, ma ei tea eesti keeles side, jah. Siis igatpidi, et kui see inimene meie ilmast nii-öelda lahkub, siis see jätab sulle jälje ja sa ei unusta mitte kunagi seda inimest, sest et ikkagi see on see inimene, kellega sul oli see kõige tugevam side. Ja. Nii et see on arusaadav ja mingis mõttes ma olen alati mõelnud, et kas see siis on nagu osa leinast, et nagu sa ikkagi ju ma arvan jah, ja see vist nagu jääbki minuga, ma arvan nagu mingis mõttes alatiseks, sest et nagu ikkagi ta oli nii pikalt, selles suhtes ma olin 19, kui ta suri, ehk siis nagu ma olin jõudnud ikkagi temaga juba nii palju mälestusi luua, et ei ole see, et ma olin mingi väike laps ja ei mäletagi otseselt. Et nagu nii palju oli meil koos veedetud aegasid ja ma arvan, et jah, ma jään neid nagu elu lõpuni mäletama ja hindama ja väärtustama. Okei, aga liigume ikkagi nagu rõõmsamate teemade. Praegu jah tuli väike pisar. Ma tunnen jah, et varsti, kui me siin veel räägime sellest, siis ongi pisarad. Aga räägi, mis on sinu... High points, tipphetked. Mul tegelikult oli 2 ja ma unustasin teise ära, aga 1 tuleb küll meelde, sest et see oli minu jaoks midagi nii üllatavat, ütleme niimoodi. Jagasin Instagramis, eks, et mina käisin juuksuris. Ma ei käi üldse juuksuris, nagu mul ei ole selleks aega, mul tegelikult ei ole selleks viitsimist, mul tegelikult ei ole selleks tahtmist, see on üks asi, mis suhteliselt on kuidagi, mida vanemaks ma saan seda rohkem olla, nagu, et las ta olla. Ma võin mujal käia tegemas, ma ei tea, pediküüris, maniküüris. Aga kunagi siis ühes vlogis mainisin, et jah, et mul värviti juuksed punaseks ja nüüd ma veidi nagu tahaks ikkagi nagu tagasi saada enda värvi. Ma olin väga rahul enda juuksevärviga ja nii edasi. Aga värvipesuga see punane välja ei tulnud. Ja siis ma olin, mis seal ikka, et lõikame siis juuksed maha või midagi, et kasvatame uuesti välja, et mis seal ikka, et suht kiiresti ju kasvavad. Ja siis vaatan enda Instagrami sõnumites siis sinna requestide alla. Ja mul on kirjutanud siis üks tüdruk, Agnes. Tema salongi nimi on siis Voice Beauty Studio, äkki midagi sellist. Sorry, nimedega halb mälu, aga oma Instas ma kindlasti tag'isin ära. Ta kirjutas mulle hästi pikalt
mis tema arvab, mu juustega võiks teha, et saada võimalikult naturaalselt, võimalikult väikse kahjuga minu juuksearv tagasi. Ja siis kirja lõppu ta pani, kui sul on esmaspäeval aega, tule ma teen sul korda. See oli minu jaoks nii šokeeriv, et esiteks keegi kirjutab mulle pikalt, et nagu ta on võtnud selle aja enda päevast. Ja nüüd ta pakub veel lisaks. Tule, ma teen su juuksed korda ja nagu see mis on mingi tund-pool protseduur või? Ehk sa võtad veel lisa tund-pool, et minuga tegeleda. Ja siis ma läksingi esmaspäeval siis sinna salongi. Ta oli lihtsalt üks ülisoe inimene, hästi süke avatud, temaga oli nii kerge jutustada kuidagi, süke tunne, nagu me oleks mingi eluaeg teadnud üksteist. Ja ta lihtsalt tegi kõike kuidagi nii, mulle meeldib, kui nagu inimesed teevad süke rahulikult ja nagu, et sa naudid seda protsessi. Ta tegi kõike lihtsalt kuidagi nii lõõgastavalt ja see peamassaaž. Wow. Ma lihtsalt olin sama keegi võiks mul nagu tundide viisi peamassaaži teha. Sama. Ja kui me lõpetasime, siis ma tõusin püsti, läksin sinna leti juurde, küsisin, et palju ma võlgnen sulle. Tema vastus on mitte midagi. Ma lihtsalt seisan seal silmad täiesti suured. Ma olen mingi, kuidas mitte midagi, et nagu midagi ikka. Siis ta oli mingi ei. Et mina kirjutasin sulle, ma jälgin siin sotsiaalmeedias, ma vaatan su videosid, ma lihtsalt tahtsin sind aidata ja sa ei võlgne mulle mitte midagi. Siis ma olin nagu, et ma siis panen Instasse mingi, sa ei pea isegi Instasse panema, nagu ma ei taha sult mitte midagi. Mul on lihtsalt väga hea meel, kui sa oled rahul. Ja ma lihtsalt olen seal nagu mingi pisarad vaikselt mingi, oh my god, kuidas siuksed inimesed olemas on? See on nii tore, kui on nagu inimesi, kes lihtsalt tahavad head teha. Jah, nagu see oli tõesti sellise hetk, kus ma mõtlesin, et vau lihtsalt. Siukseid inimesi on olemas. Väga armas. Ja, minu arust ka. Ja minu tipphetk oli see, et täpselt nädal aega tagasi läks avalikuks meie podcast. Päriselt ka või? Ja. Issand. Ja ma ei tea, nagu see tekitas minust tõesti nii ülevaid emotsioone. Ma olin nagu kodus nagu mingi väike laps, mingi hüppasin üles alla, mingi oh my god, see läks üles. Te oleks pidanud nägema meid, kui me seadistasime neid podcasti asju. Kui sa ei ole kunagi mõelnud, et teeks podcasti, siis ehk siis nagu meie ei teadnud mitte midagi podcastimises. Me teadsime, et okei, kuidagi läheb sinna Spotify'sse see asi üles, eks ju, meil on mingi video. Kuidas see kõik toimib? Me olime lihtsalt mingi RSS. Oota, midagi oli. Me lihtsalt istusime siin, me olime nagu mingi oota, miks see ei tööta, miks see praegu tegi nii, oota, aga miks see seal üleval on ja seal ei ole. Me olime lihtsalt nii segaduses sellel päeval, kui see podcast läks laivi, et see on lihtsalt naljakas. Ja, nii et seda enam, kui see lõpuks läks, siis nagu see õnnetunne sees oli lihtsalt nii ülev ja siis mul tuli Peika koju ja ma reaalselt nagu mingi jooksin töölt, mingi oh my god, podcast on laivis, saad aru või? Ta on mingi, wow. Rahu. Ma ei saa, mul on adrenaliin praegu lihtsalt nii laes. Minul kahjuks ei saanud seda adrenaliini tekkida, sest et ma andsin trenne samal ajal, kui meie podcast läks laivi. Ainuke, mis ma sain teha, oli see, et vaadata, et okei, kuidas Instas läheb, kas juba kirjutatakse. Ma mingi vahepeal, kui oligi, et õpilased tantsisid, siis ma mingi jooksin oma telefoni juurde kiiresti refreshisin, siis jooksin tagasi, et nagu õpetada. Ma lihtsalt switchisin neid kogu aeg nagu enda kasutajast Instas, läksin siis sinna taskusõbrannade kasutajasse, vaatasin, mis seal toimub, siis YouTube'is switchisin enda kasutajatest sinna taskusõbrannade kasutajasse. Ma olin lihtsalt mingi, käisin kogu aeg, kui palju on vaatamisi, mis siin toimub, kui palju on like, mis toimub. Nagu täiesti, see oli täiesti ebareaalne ja nüüdseks meil on praeguseks hetkeks, kui me seda filmime, on siis juba 2 osa väljas, teisipäeval nüüd meil läks teine ja juba paari päeva pärast läheb 3. See läheb nii kiiresti, issand jumal. See läheb nii kiiresti. Ja nagu muidugi siia juurde kõik see positiivne tagasiside, mis me oleme saanud, on tegelikult nagu nii armas. Et just eile üks mu sõbranna saatis mulle voice'i, et ta on nüüd jõudnud siis kuulata need osad ära ja andis hästi nagu sellist konstruktiivset ja üdini positiivset tagasisidet, et mingi diktsioon on hea ja kumbki ei domineeri ja mis iganes ta tõi nagu nii mitu asja välja. Ma olin mingi, yes! Mingis mõttes selle positiivsuse kõrval meil kindlasti on tulnud ka konstruktiivset kriitikat, mis on täiesti okei. Et me üritame ikkagi võtta nagu kõike kuulda ja võtta seda kõike selle nii-öelda mõtlemisviisiga, et me teame, et keegi ei taha midagi halba ja
jah, et me üritame teha jah, et kui on midagi, mis me saame nagu parandada ja mis me ise ka tunneme, et võiks olla paremini, siis me seda teeme. Jah, nii et me oleme väga tänulikud teie tagasiside üle. Ja siit me lähme pisikesele pausile ja oleme siis juba tagasi. Ja me oleme pausilt tagasi ja asume tänase teema juurde. Ma olen nii põnevil selle teema üle, sest et see on üks teemadest, mida ma võin diskusseerida tunde. Ja, ehk siis hakkame rääkima tervisest. Räägime lähemalt, milliste terviseprobleemidega meie oleme pidanud enda elu jooksul toime tulema või peame pidevalt siiamaani, kuidas need on meie elu mõjutanud ja kui meil on, siis pakume ka mingisuguseid lahendusi, mis meid on aidanud. Ja ma lasen tegelikult sulle alustada, sest et ma arvan, et see on võib-olla põnevam isegi. No selles suhtes on ilmselt põnevam, et ma avan ennast täna rohkem, kui ma olen kunagi avanud. Ma ei ole sellest terviseprobleemist mitte kunagi avalikult rääkinud. Ma arvan, isegi osad minu sõbrannad ei tea sellest. Sa oled väga tubli ja me toetame sind. Ja, see on üsna raske mu jaoks, ma ütlen ausalt. Kuigi õnneks mu suhtumine on nagu paranenud ja sellepärast ma ka üldse nagu olen nõus sellest rääkima. Aga asi, millega mina olen alates teismelise east, ma arvan äkki siuke 12-13 olin äkki, kui see algas, millega ma siis tegelenud olen, on hüperhidroos ehk siis liighigistamine. Ja see on hästi selline, mulle tundub siuke stigmaga nagu haigus, et ja vähemalt ma ise olen tundnud, et see on nagu rõve, kuidagi teeb mind vähem väärtuslikuks, vähem atraktiivseks. Kuidagi ma olen hästi nagu aastaid tundsin ennast nagu rõvedana, et mul on selline haigus. Ometi ei saa ma sinna ju mitte midagi teha. Ja ometigi minu arust see ongi, sa tunned seda sellepärast, et see on sul ja sa arvad, et seda ei ole kellelgi teisel. Kuigi ma tean, et sa nüüd oled teada saanud, et päris mitmel inimesel su tutvusringkonnas on sama asi, aga minu arust üldse kõigi haigustega, sest et mina tundsin ju täpselt sama asja või jah. Kusjuures ja ma mäletan ühte momenti ka, et ka tervise teemad, ma arvan, on meid nagu lähendanud, sest et ma mäletan siiamaani, kui me esimest korda üldse rääkisime nagu natukene oma mingitest tervisemuredest, mis meil too hetk nagu mõlemal olid väga nagu mõttes ja häirisid meid ja me ei olnud siis isegi nii lähedased. Aga kuidagi tundus nii mugav, et ma saan sulle rääkida siukseid asju, mida ma ei tea, ma ei ole Tannile rääkinud või ma ei ole isegi oma emale rääkinud või nagu et see oli nagu selline hea moment nagu minu jaoks, et ma tundsin, et kellelegi ma saan öelda. Ma ei tea, vist see hetk ma ei olnudki nagu kellegagi sellest rääkinud. Et ühesõnaga see higistamine kuidagi tundub selline tabu asi nagu. Et minul siis on see põhiliselt on nagu jalalabad, käed. Käelabad. On käelabad, ei ole. Ma ei tea, vist on käed. Ma ei tea, igatahes ja siis kaenlalused ka. Et see on hästi mu elu seganud. See nagu mõjutab mind igapäevaselt. Nii kui on mingisugune situatsioon, kus ma pean kellegi kätt suruma, siis see muudab mu nii ebakindlaks. Ma ei taha nagu, kui oleks võimalik vältida käe surumist, siis ma nagu iga hinna eest teeksin seda, aga on elus mingid momendid, kus sa ei saa seda vältida ja see ongi, seal on juures jälle see mingi vale häbi, et nüüd, kui ma surun selle inimese kätt ja mu käsi on higine, siis ta arvab, et ma ei tea, esiteks ta arvab, et kas ma olen ülinärvis või nagu, et mingi miks ta käsi on mingi märg nagu Et hästi palju ebamugavust on see minus tekitanud ja samamoodi nagu miks ma olen hästi palju sellepärast nagu kurvastanud on see, et see mõjutab paljuski seda, mida ma kanda saan nagu riiete osas. Et te ei näe mind mitte kunagi valge ümber pluusiga näiteks. Sest, et kui see ei ole top, millel on lihtsalt suuremad need, eks ju? No jah, et kui ta on nagu, mu enda peas on nagu pika varrukaga valge ümber pluus, et sellist mitte kunagi on ju. Et jah, kui see on mingisugune lohvakam, kui on nagu mingi tank top ja on ju, aga üldse ümber riided väga nagu, kui just ei ole siuke mesh, nagu mul praegu on siin,
et siis need väga, need isegi soodustavad seda higistamist, et mu keha kuidagi tunneb ennast ahistatuna ja siis ta nagu higistab veel rohkem. Et ja see on mõjutanud mind nagu nii paljudes eluvaldkondades, nagu ma olen, kui on nagu olnud mingi deitimisperiood, siis see on nagu nii ebamugav asi, millega kuidagi toime tulla, et nagu kas ma pean nagu mingi hetk ütlema nagu sellele teisele poolele, et jaa, muide, mul sihuke asi, et mingi käed higistavad, et kui sa käest kinni võtad, siis veits värg on. Jah, et nagu sihuke nagu imelik asi, mida nagu jutuks tuua ja hästi, see vahepeal muutis mu hästi ebakindlaks ja näiteks ka eelmine aasta veel, kui ma siis läksin villasse, siis ka nagu üks asi, mille pärast ma muretsesin, oli see, et ma higistan, kuidas ma äkki mingites momentides nagu, kuna ma ei teadnud ka täpselt, mis mind ees ootab, siis ma kartsin, et äkki mingid mängud, mis me seal mängime või äkki midagi kuskil see lihtsalt nagu nii segab mind või teeb nii awkward'iks mingi olukorra ja ma lihtsalt nii muretsesin ette. Siis muidugi, kui ma käisin seal ära, see kogemus oligi nagu hästi empowering minu jaoks, et ma olin nagu nii enda mugavustsoonist väljas, kui üldse saab olla, täiesti uute inimeste keskel, kes ei tea minust mitte midagi ja kõik läks hästi. Nagu see ei seganud mind seal hetkekski, see ei tekita mingeid ebamugavaid olukordi. Keegi ei öelnud midagi. Keegi ei öelnud mitte midagi, nagu ma olingi lihtsalt mingi, oh my god, ma muretsesin täiesti mõttetult üle ja nüüdseks üldse on minu tutvusringkonnas ka inimesi, kellel ma nüüd siis tean, et on täpselt seesama konditsioon või haigus, mis minul siis, imelik on seda haiguseks nimetada kuidagi, ma ei ole sellest nagu sellises kontekstis nagu väga rääkinud. Aga sest, et mu elus on varem olnud ka inimesi, kes on mingi, et ma higistan ka nii palju mingi. Ja kui ma trennis käin, ma olen nii higine alati ja ma olen just mingi, okei, väga lahe, aga see ei ole see, millest ma räägin. Et nagu ja nüüd siis ma tean inimesi, kellel on nagu reaalselt seesama asi, mis minul ja nad on väga atraktiivsed, kenad inimesed, normaalsed, elavad oma elu täiel rinnal, ei lase sellel ennast kuidagi peatada, nad ei ole ebakindlad kuidagi ja see on mulle andnud ka nagu nii palju juurde, sest et see on see on haigus, millest väga ei räägita. Ma ei teadnud reaalselt kuni eelmise aastani mitte ühtegi inimest, kellel oleks see. Ma isegi ei teadnud, et sellel päriselt on oma nimetus. No vot, jah. Ja see tekitaski siukse tunde, et ma olen üksinda sellega ja ma tegelikult olen enda suhtlusringkonnas ka varem nagu vaadanud selle pilguga inimesi, sest ma ju tean a la juba riietusest, et kas võib olla siuke asi või ei, et ma olen üritanud nagu kokku panna isegi vahepealt mingi, ei tea, kas tal võib ka olla, nagu et ma ei ole teda kunagi näinud mingi siukse T-särgiga või siukse asjaga või. Aga see mõtleme, mis tulebki sellest, et sa üritad leida kinnitust, et sa pole ainuke. Jah, täpselt. Sest et see on päris nagu hirmus nagu olla sellega üksinda. Ja nüüd, kurb asi on see, et nagu mul ei ole endiselt mingit lahendust. Ma tean, et on võimalik, et lõigatakse nagu need higinäärmed ära mingist piirkonnast, aga seda pigem ei taheta teha, sellepärast et siis sul hakkab mingi muu piirkond rohkem higistama ja siis nagu lõpuks sa ei ole nagu vabanenud sellest probleemist. No pluss higistamine on tegelikult meie elus väga tähtsal kohal, sest et me ei kuumeneks üle nii-öelda. Et peab higistama ja sellest ma saan ka aru. Lihtsalt ma olen vahepeal nagu veits nagu, et oma keha peale vihane, et nagu miks sa pead higistama mingi käelabast, nagu ma ei tea, higista seljast kas või nagu see on. Ja, aga see oleks ikkagi ka, mõtles, sul on nagu pluus. Selgmärg on ju, no jah. Mitte ükski koht ei ole ilmselt väga hea selleks. Aga minu sisemine arst kohe tuleb siit välja. Sa ütlesid, et see hakkas sul siuke 12 midagi. Millal sul menstruatsioon hakkas? Palju hiljem. Okay. Siis ei saa olla hormonaalne? Ei ole, ta ei ole seotud sellega ja mul läksid päevad üldse, ma ei tea, ma olin vist 15 või päris hilja. See oli mul suur mure. Kus nad on? Ma juba kartsin, et ma pean kuskile, ma olin kuulnud midagi mingist esile kutsumisest ja ma olin mingi, oh my god, ma pean kuskile minema, kus midagi tehakse mu sees. Issand, see oli. Ma lihtsalt guugeldasin, käisin mööda foorumeid ringi, no lõpuks nad hakkasid lihtsalt ise normaalselt ja issa, ma olin nii õnnelik see päev.
Aga tulles veel tagasi korra selle higistamise juurde, ega mul palju enam öelda ei ole, kui siis, et jah, ma olen mõelnud, et äkki lõigata kuskilt ära higiäärmed. Sa vahepeal proovisid ka mingit... Ja siis neid antiperspirante olen proovinud erinevaid. Pean kahjuks ütlema, et enamus nendest ei tee mitte midagi. Ma tean, et üks hästi kuulus on see mingi Maxim. Seda kunagi proovisin, see ei teinud mul mitte midagi. Üks, mis on küll natukene aidanud, mis ma tahtsin ka siin välja tuua, et äkki kellelgi on abi sellest, sest ma tean paari inimest, kellel see on aidanud. Selline apteegist siis saab. Bränd on Thermix ja Absolutor Extra Effective mingi antiperspirant, et see nagu hästi natukeseks ajaks minul on leevendanud just mingi käte higistamist, aga see toimib mul mingi 1 päev ja selles suhtes ta ei ole piisavalt efektiivne, et ma seda siiamaani kasutaks nagu niimoodi regulaarselt. Mul ei ole nagu... See tuleb kohe ära. Meil on siin väiksed tehnilised probleemid, meil on aknad lina pandud ja see lina hakkab vaikselt ära kukkuma ja siis me lihtsalt näeme seda juhtumas. Ma nüüd mõtlen, et kas me teeme topeltpausi, et see ära parandada. Me teeme pisikese pausi siin veel. Ja kohendame lina. Ja siis oleme tagasi. Me oleme tagasi. Me lõpetasime siis sinu higistamise teema, mis ma tahtsin siia. Või nagu just selle, see ei ole isegi, mis see on, antiperspirant oli või? Jah. Nende siukeste asjade sees, mul on tunne, on megalt aineid, mis on raudselt mingi keemia, mis tekitab mingid vähki ja teisi asju, kas on nii? Ongi, seal on, enamustes on see alumiinium ja mingid ained on seal veel, et ega need väga nagu head kehale ei ole ja sellepärast ka ma seda nagu regulaarselt ei kasuta äärmisel juhul, kui on mingi piigivent, mingi asi tulemas, kus ma nagu tõesti tahaks, et ma lihtsalt nagu higistaks vähem, et võib-olla siis, aga nüüd ka tõesti ma isegi siis ei ole seda teinud. Ja mis muidu ma tean veel, et on võimalus, on see, et botoksi süstid nendesse piirkondadesse. Aga ma olen lugenud selle kohta päris palju, ma tean mingite inimeste isiklikke kogemusi ja ma muidugi mingi hetk võiksin ju proovida, aga ma olen aru saanud, et see üldiselt ei ole väga efektiivne või kui siis on, siis nagu väga vähe aega. Et ma ei käi ju iga kuu tagant mingi 3 soti eest või rohkem endale süstimas botoksit sisse. Ma arvan, et üks hetk ka lihtsalt, see ei ole ka kõige kasulikum asi, mida teha iga 3 kuu tagant. Nagu, et pidevalt kasutada seda, et lihtsalt tuleb siis elada sellega, aga lihtsalt ma korra tahtsin veel, et te saaks aru nagu, et kui palju see on nagu mind mu elus mõjutanud, et tõesti ma olen tundnud, et ma tean, et ma olen mõelnud isegi seda, et kas ma üldse leian endale mingi kaaslase, sest et see on nagu, sest ma olen ennast tundnud nii vähe väärtuslikuna sellepärast, et mul on selline asi. Et see on mind teinud tohutult kurvaks. Ma tean, et ma mingi aeg, ma kuulasin mingeid subliminal message, mingeid videosid magamise ajal, et äkki ma suudan enda kehale anda signaali, et see ei higistaks. Need kahjuks ei toiminud, pean ütlema. Kas sa vähemalt üritasid? Aga ma proovisin ja ma olin tõesti nõus mingi hetk tegema ükskõik mida, et mul ei oleks seda, sest et see nii häiris mu elu ja häirib siiamaani. Aga nüüd ma kuidagi lihtsalt tulen sellega toime ja lihtsalt elan oma elu. Ja nagu üritan mitte lasta selle nagu ka kuidagi peatada mind tegemast neid asju, mis ma tahan, sest et ei saa ju ka olla nii, et ma olen lõpuks mingi vana inimene ja siis mõtlen enda elule tagasi ja olen mingi, et ma oma higistamise pärast ei teinudki midagi. Et nii ka päris ei saa. Et siis lihtsalt tuleb kuidagi elada. Ja. Üks asi, mis ma nagu tunnen, et sinu nii-öelda haiguse ees on eelis võrreldes minu omaga, on see, et seda tegelikult ei ole nagu visuaalselt näha, et sa saad seda suhteliselt peita. Sa tunned seda ise, aga keegi visuaalselt ei näe. Ehk siis, kui sa ei pane seda valget toppi selga, mis on üli ümber, siis tegelikult keegi ei näe, et sa näiteks higistad liiga palju. Minul on näiteks täiesti vastupidi, kõik minu sümptomid on vägagi avalikult näha. Ainult, mis ma saan, on katta riietega lihtsalt, aga tegelikult, kui ma ei tea, ma olen magamistoas paljas, näiteks kui sa ütlesid, et sa kartsid, et sa ei leia kaaslast, mul oli täpselt sama mõtlemine, kui ma olin 15-aastane ja oh my god, kui me Tanniga kokku läksime ja ma mõtlesin sellele, et issand, ma pean üks hetk olema tema ees ju nagu alasti, nagu et ilmselgelt suhe eeldab ka nii-öelda füüsilist lähedust, siis see reaalselt hirmutas must lihtsalt, see hirmutas mind nii tugevalt, et ma lihtsalt nagu värisesin, ma kartsin. Ma nagu kartsin seda päeva, et millal see tuleb, et ma pean tema ees olema nagu alasti
ja ta näeb kõiki neid asju, mis mu keha juures on valesti. No ja mina kartsin samamoodi ilmselt seda käest kinni võtmise momenti või seda, kus ma peaks nagu justkui selgitama, et mis mul toimub nagu. Aga räägi, mis sul üldse on see, mis need sinu välised sümptomid on siis või mis? Ma ei ole ka kusjuures avalikult väga detailidesse laskunud tegelikult selle häirega, haigusega, sest et kui sa guugeldad nii-öelda põhimõtteliselt, mul on siis polütsüstiliste munasarjade sündroom. Kui sa guugeldad, mis see on, siis kõik nii-öelda haiglalehed defineerivad seda kui häiret, mitte haigust. Ma ei tea, kus see nagu fine line, eks ju, on. Aga mina võtan küll seda kui haigust, sest et polütsüstiliste munasarjade sündroomi sümptomid on siis, eks ju, ebaregulaarsed või siis täiesti olematud päevad või menstruatsioon. Hirtsutism, mis on siis liigne karvakasv ja kui ma ütlen liigne karvakasv, siis see ei tähenda, et mingi kaenla all on natukene nagu mingi tugevamad karvad või sul on jalgadel natukene tugevamad karvad. Ei, õnneks minul see hirtsutismiga see olukord, minu jaoks ta on väga hull, aga ma tean, et on nagu naisi, kellel on veel hullem. Mis ma mõtlen veel hullem all on see, et on naisi, kelle päriselt kasvab habe. Ehk siis nagu kõik lõua alt on väikesed nii tumedaid, nagu meestel on habe siukseid karvakesi täis. Jah, mul ei ole seda nii hullult, aga ka minul on hirtsutism, mis tähendab seda, et kas siis nii-öelda intiimpiirkonnas või selle ümbruses on rohkem karvu kui enamus naistel, millega ma pean pidevalt tegelema. Ma olen reaalselt proovinud kõik lahendused läbi. Ma olen isegi laseris käinud, ma olen teinud selle kuuri läbi, kus ma käin 10 korda. Ma ei taha teile öelda seda summat, mis ma maksin selle eest, sest see on naeruväärne minu arust. Ja kuna polütsüstiliste munasarjade sündroom on seotud hormoonidega ja üldjuhul siis on seotud sellega, et sul on testosterooni rohkem, siis ma tegin selle laseri ära, aga see tulemus on 0. Kuna mul on meeshormooni nii palju rohkem kehas, siis mu keha ikkagi nii-öelda kasvatab neid karvu, ütleme niimoodi, nii et põhimõtteliselt see laser ei teinud mulle mitte midagi. Et praegu ma lihtsalt mõtlen, et see oli maha visatud raha. Nii, peale selle, mis on tegelikult veel sümptomid, on ärevushäired ja depressioon, sest et see kuidagi muudab su ajukeemiat, pidev väsimus. Ehk siis ma saan teile tuua reaalse näite. Mul on olnud päevi, kus ma ärkan üles, ma tunnen, et mul on ülipalju energiat. Ma olen mingi, let's get this day started, nagu hakkame pihta ja tund aega hiljem ma kõnnin ringi niimoodi, et ma olen peaaegu valmis pilti tasku panema, sest et mul on väsimus nii tugev. Ma olen olnud tänaval ja kõndinud ja ma olen lihtsalt nagu, ma ei saa, mul on energia kohe otsas. Ja lisaks, mis sümptom on veel, mida ka mina tunnen, mis on minu arust üks kõige õudsemaid selle juures, on unetus. Ma ei teadnud, et see on selle sümptom isegi. Jaa. Ehk siis unetus. Mul on perioode elus, kus ma näiteks ei maga 2 nädalat järjest. Niimoodi, et ma magan öösel siuke tund pool, võib-olla kvaliteetse tund maksimaalselt ja ma olen ülejäänud öö ärkvel. Siuke nagu, et jah, sa hoiad silmi kinni, aga sa saad aru, et sa oled ärkvel. Oi, see on nii häiriv. See on nii frustreeriv. Ühesõnaga, ja ma lihtsalt tean seda tunnet, et kui sa ärkad ja sa oled nii väsinud ja sa ei ole absoluutselt saanud puhata, siis see on nagu nii jõudne. No ja kujutan seda ette, et sa teed seda 2 nädalat järjest. Ei kujuta. Ja siis mul, oletamegi, et see oli viimati, kui mul oli unetus, oli veebruaris. Ja ma mäletan, et see oli see hetk mu elus ka, kus ma tundsingi, et mul ei ole energiat, et midagi teha, mul ei ole motivatsiooni, et midagi teha, mul ei ole tahtmist midagi teha. Nagu sõna otseses mõttes, kui ma ütlen midagi, ma mõtlen reaalselt mitte midagi. Ma ei tahtnud videosid teha, mul ei olnud inspiratsiooni, et mõelda midagi uut välja. Nagu see kõik on tulenevalt sellest, et ma olen täiesti nagu füüsiliselt väsinud, sest et see häire nii-öelda hoidis mind 2 nädalat üleval ja ma ei saanud magada. Ehk siis, kui sa oled füüsiliselt väsinud, siis ilmselgelt sa oled ka mentaalselt lõpuks väga väsinud. Ja seal hulgas on veel nagu mitmeid nagu sümptomeid. Paljudel naistel on see, et neil on hästi tugev kaalutõus ja nad lihtsalt ei saagi kaalust alla võtta. Ja ma tean, et siia nagu on fitness instruktoreid või ma ei mõtle kõiki. Kindlasti on nagu täiesti erinevate mõtlemistega inimesi, aga on mingeid enda arust tervisliku toidu propageerijaid, kes ütlevad nendele inimestele, et mingi söö light tooteid või natuke väiksema kaloraažiga toite ja see aitab sind, see absoluutselt ei aita sind selle häirega.
sa ei tohikski siukseid asju tegelikult tarbida, et tegelikult nagu polütsüstiliste munasarjade sündroomiga, mida naturaalsemalt sa suudad süüa, seda parem. Aga jah, mina siis elan sellega, eks ju, ja mina sain sellest teada, kui ma olin 14. Ja kujuta ette, 14-aastane tüdruk, minul hakkasid ka päevad mingi 14-15, suht hilja. Ja polütsüstiliste munasarjadega nagu sündroomiga ongi see, et minul menstruatsioon 14. eluaastast kuni siis 23. eluaastani või 24. eluaastani mul oli menstruatsioon olnud 9 korda. 9 korda. Ja siis ma tean, et on neid inimesi, eriti need naised, kellel on päevad nagu väga hullud, kes on mingi, veab sul. Tore. Ei, see ei ole tore. See ei ole ja lisaks kõik need sümptomid, millest sa just rääkisid, et need on seal juures, et see ei ole lihtsalt see, et mul ei ole kunagi päevi ja elu on nii ilus, et ei olegi, et seal on nii palju lisaasju. Ja millega nagu jah, tore. Ma saan aru, et kui sul on hästi valulikud päevad, siis kindlasti sa mõtled, et see ongi tore, sest et sina tead ainult seda, et su päevad on nii valulikud ja sa palud lihtsalt elu eest, et võtke see valu ära mult, eks ju. Ja mina nii-öelda saan siis seda teist poolt, kus nagu ei ole päevi ja mis nagu muretu elu, eks ju. Aga tegelikult iga kord, kui mul pidi menstruatsioon olema, siis mul olid kõik muud sümptomid, ehk siis mul tekkis akne. Ma higistasin hästi tugevalt ja mul olid ka nagu tujud. Aga mida ei olnud, oli veritsus. Ehk siis... Sa nagu teadsid neid aegasid, millal peaks olema, aga lihtsalt ei olnud. Jah, lihtsalt ei olnud. Ja nii-öelda siis selle häire tunnus ongi see, et kui sul päevad jäävad ära, siis iga kord, kui su nii-öelda keha teab, et sul peaks olema menstruatsioon, siis see munarakk, mis iga menstruatsiooniga meil, kui naised, eks ju, vabaneb, see mitte ei tule minust välja veritsusega, ehk siis ovulatsiooniga, vaid see läheb minu munasarjadesse. Ehk siis mul on munasarjades väga paljud süste ja üks kõige õudsemaid hetki reaalselt üks öö minu elus oli see, kus üks nendest süstidest lõhkes. Ma olin 19. See oli esimene kord, kui mul nagu süst lõhkes munasarjas ja see oli niimoodi, et ma ei saanud istuda, ma ei saanud astuda, ma ei saanud lamada, ma olin lihtsalt nii tugevas valus. Ma võtsin valuvaigisteid, see ei võtnud valu ära ja lõpuks, kui ma olin terve öö olnud ärkvel, sest lihtsalt see valu, see on siuke tunne, nagu keegi lihtsalt järjest lööb sind noaga sinu munasarja. Lihtsalt lööb, ei jäta järgi, lihtsalt nagu taob sind sinna. Ja ma läksin EMO-sse ja ma istusin siis EMO-s, ma olin järjekorras, me teame klassikalist Eesti EMO, et sa oled 5 tundi järjekorras, eks ju. Üldse ei pane pahaks, ma saan aru, arstidel on väga palju tööd. Ei ütle midagi halba selle kohta. Ma olin pikalt lihtsalt pikalt ootasin. Ja kui ma sinna ruumi sisse sain, siis ta vaatas üle, tegi mul ultrahelist, oli, oi, sul on sisemine veritsus. Kujuta ette, sa oled 19-aastane tüdruk, keegi ütleb, et sul on kehasisene veritsus ja sa oled lihtsalt seal nagu mingi, mida see tähendab. Ja tema vastus, ma olin nagu, et okei, mis nüüd nagu saab. Ja siis ta ütles, et mine koju, söö veel valuvaigisteid ja kui järgi ei jää näiteks mingi 24 tunni pärast, et siis tuled tagasi ja siis teeme operatsiooni. Ehk siis põhimõtteliselt ma läksin sinna ainult selleks, et nad ütleks, et söö veel valuvaigisteid ja nagu meil ei ole mitte midagi teha ja võib-olla tõesti ei olegi, ma ei tea. Aga selle häirega ma olen ise, täpselt nagu sina, sa oled nii palju guugeldanud, sa oled nii palju lugenud. Mina olen ka pidanud lihtsalt nii palju ennast harima, nii palju lugema, et kuidas ma saan leevendada neid sümptomeid, sest et minul on see geneetiline. Minu emal on sama asi ja tema kusjuures sai seda minu kaudu teada, sest et mina uurisin välja, mis mul on viga ja tema ei olnud nagu kunagi teadlik, et siuke asi üldse olemas on, sest et mitte keegi ei räägi sellest. Ja minu tädil oli sama asi ja mind häirib kõige rohkem tõesti selle teema juures, et ma olen pidanud ennast ise harima, et mul ei ole võimalik minna arsti juurde, mul ei ole võimalik minna günekoloogi juurde, kes mind hariks sellel teemal, sest et kui ma kunagi läksin noorena, siis nende lahendus on see, et võtta beebipille, et see ravib. Noored tüdrukud, kui te kuulate meid või siis meie vanused tüdrukud, minust vanemad naisterahvad, see ei ole absoluutselt see lahendus. See on kõige hullem asi, mida te saate oma kehale teha. Eriti selle nagu häirega. Mida te teete oma kehaga? Ma ei saa öelda nagu selles mõttes, et ärge võtke neid, sest kui sa oled otsustanud, et sa võtad beebipille ja see töötab, siis by all means
sa tee nii, nagu sina enda nagu heaks arvad. Aga kui sul on polütsüstiliste munasarjade sündroom ja sa hakkad pille võtma, siis sa paned nagu üliväikese peenikese plaastri, kust imitseb nagu verd veel välja, paned selle probleemi peale, aga sa ei ravi seda. Aga meie Eesti gynekoloogid ütlevad, et see on ravi. Nad kasutavad seda sõna ravi. Ja mina siis hakkasingi nagu ennast harima sellel teemal ja mind ajas aina rohkem vihale see, et Eesti arstid käsitlevad seda kui nii-öelda viljakuse haigust. Et kõige suurem probleem selle häire juures on see, et sa nii-öelda, et sul on raske rasestuda. Aga kõik need muud asjad, mis sinna juurde käivad, nagu depressioon, ärevus, unetus, ma ei tea, paljudel naistel kaalutõus ja nagu diabeet, kõik siuksed asjad. See on lihtsalt viljakuse ja sellest ei räägita ja kui räägitakse, siis nojah, mis seal ikka. Ja ma tean, et paljud arstid ütlevadki osadele naistele, kes ongi näiteks ülekaalulised, et kui sa võtad kaalust alla, siis see probleem kaob ära. See ei kao ära. See ei kao mitte kuhugi ära. Sest et see ei ole ka probleem ainult ülekaalulistel inimestel, et sina on ju. Ma olen väike tüdruk. Ma olen väga väike tüdruk. Et nagu sul siin polegi kuskile enam alla võtta on ju midagi. Ehk siis see ei ole ilmselgelt lahendus. Ja siis ma harisingi ennast ja nüüd ma olen põhimõtteliselt eelmise aasta alguses ma tegin siis olin toitumiskaval, mis ongi hormoone balansseeriv toitumiskava, mille lõi tüdruk, kellel ei ole arstiharidust, aga ta on ennast pidevalt koolitanud ja ta on nagu nagu ta on sertifitseeritud toitumisnõustaja ja ta on spetsialiseerunud just nagu hormoone toetavale toitumisele. Ja ma pidin pöörduma tüdruku juurde, kes elab Austraalias, et saada abi, kelle ma ise leidsin ja et saada mingitki abi ja ma tegin seda toitumiskava eelmine aasta. Ma ei teagi, nüüd mul ongi hea testiperiood, sest ma teen hetkel jälle seda sama toitumiskava, aga eelmine aasta, kui ma tegin selle toitumiskava ära, siis nädal aega hiljem mul tuli menstruatsioon. Ja mul oli 10 korda eelmine aasta menstruatsioon. See oli nii haige, nagu ma olin, ma tean ju kaisat juba aastaid ja ma olin nagu kogu aeg üllatunud, et mingi omega, sul on jälle päevad. Kas ma reaalselt lähen, kui Kaisa läks mingi Edvardi juurde, et meil on podcast alles, mina iga kord, kui mul päevad tulevad, oh my god, mul on päevad. Nagu ma olin nii õnnelik. Ehk siis ma nüüd teen uuesti selle kava läbi, et vaadata, kas siis oli nagu sellest, kuigi mina ise muidugi olen 100% seda usku, et toiduga tõesti sa mõjutadki seda kõige rohkem, sest et sellel sündroomil on nii-öelda 4 erinevat polütsüstiliste munasarjade sündroomi mingi alampõhjust on põhimõtteliselt. Mis tähendab seda, et sul on kas põletikuline polütsüstiliste munasarjade, ehk siis PCOS, põletikuline PCOS, kas sul on insuliini talumatuse PCOS, mis tähendab seda, et su keha põhimõtteliselt nagu ei omista või nagu tuimestab ära insuliini ja siis kogu aeg sul nagu keha üritab seda pumbata sulle juurde, sest et nagu mingi närv või asi on öeldud, et sul ei ole seda, et siis ta kogu aeg nagu talitab üle või toodab üle. Siis meil on, eks ju, sellest stressihormoonist tekkinud PCOS, üks on veel, mis ei tule mul hetkel meelde. Aga miks sa üldse kahtled selles, et kas oli see toitumine? Sest et mul oli COVID samal ajal. Ja ma ei tea, me ei tea ju, mis COVID, eks ju, teeb kehaga. Nii et kuna need 2 asja olid samal ajal, siis see on ainuke põhjus, miks ma kahtlen. Aga ma arvan, et nagu tervislik toitumine ja puhas toitumine niimoodi, et sa nagu söödki hästi naturaalseid asju. See ei tähenda, et ma söön ainult mingi salatilehti või asju. Ma päriselt tarbin liha, ma tarbin ikkagi nagu normaalsed inimesed söövad, lihtsalt väga palju rohelist, väga palju nagu juurikaid ja kõike muud. Et ma usun küll, et midagi halba see ei teinud ja kindlasti ta aitas kaasa sellele, et ma sain nagu jälle korda. Aga kui nüüd kellelgi on seesama mure ja ta tahaks ka mingit toitumiskava leida või midagi sellist, et kuidas seda otsida üldse või kuidas sa leidsid? No vot, ja nüüd siinkohal mul on nii kahju öelda, et see toitumiskava, mida mina teen, seda ei saa enam. Või hetkel ei saa, sest et see neiu pidi isiklikel põhjustel selle ettevõtte praegu pausile panema, oma nagu tegevuse pausile panema, aga Instagramis on hästi palju kontosid pühendatud just nagu sellele sündroomile, kus siis on ka näiteks ongi, mina jälgin ühte meest. Tahad vaadata? Ja tahaksin küll vaadata. Igal juhul, jah, Instagramis on hästi palju kontosid, kus siis paljud spetsialistid jagavad nõu ja PCOS, kohe otsime välja teile, siis ma saan teile öelda kohe ka. Nonii,
The PCOS mentor on üks see, keda mina jälgin, sest et ta reaalselt jagab kasulikke nõuandeid, kuidas nii-öelda leevendada sümptomeid. Ta jagab nõuandeid, et kui sa lähed oma arsti juurde selle probleemiga, siis mis teste küsida, et nagu selgeks teha, milline PCOS sul on. Ta jagab toitumislisandeid, mida nagu võtta, sest et PCOS-iga on väga hea, kui sa võtad myoinositooli, ma ei oska öelda, mis see täpselt on, väga keeruline sõna. Siis näiteks magneesium on väga tähtis, melatoniin on väga tähtis, ehk siis nagu hästi palju toidulisandeid, mis võivad aidata leevendada. Ehk ta jagab nii palju kasulikku infot ja ma panin kusjuures Tanniga jälgima teda, et ta nii-öelda saaks rohkem aru, mis minu elus või nagu minu peas võib igapäevaselt toimuda. Ehk siis, et kui ma olengi hästi väsinud või hästi nagu kuidagi pahast tujus, et siis ta võib nagu oletada, et okei, ma tean näiteks polütsüstiliste munasarjade kohta, et näiteks, et Kaisal on unetus, ehk siis ma oskan nagu talitada nagu tema ümber selles hetkes. Et nagu minu arust on ülioluline, et üldse sükeste haigustega, mis meil on, sest sul on ka krooniline haigus, mul on krooniline haigus, et partnerid oleksid teadlikud sellest ja nagu nad oskaksid võtta arvesse neid asju. Ja, ma nõustun. Minul, mis on siis veel teine asi, millest ma tahtsin ka rääkida, on põiepõletik, mis on olnud krooniline. Natukene esimeses osas tegime sellest ka juttu. Aga põhimõtteliselt siis jah, sellest ajast saati, kui ma hakkasin seksuaalelu elama, hakkas mul pihta krooniline põiepõletik, ehk siis minul oli see nagu väga kindlalt seotud sellega. Ja siis mul oligi see 4 aastat jutti niimoodi, et tuli põiepõletik, siis sain jälle antibiootikumid peale, läks ära, võib-olla 6 aega sain rahus olla ja siis uuesti. Ja siinkohal jälle nagu minul ka võib-olla on natukene arstide suhtes frustratsiooni olnud, et ma ei ole saanud nagu mingisugust head infot ega mingisuguseid nõuandeid väga, et midagi ikka muidugi, et ongi, ma olen antibiootikumeid saanud, mis on siis lühiajaliselt aidanud, siis on öeldud, et jõhvika mahla joo ja joo palju vett, aga põhimõtteliselt on see ka kõik või tee sooja vanni. No vot, ma ei tea, kas su põiepõletikuga või siis selle liighigistamisega, kuna mina ei ole, eks ju, ennast nendel teemadel harinud ja sina tead paremini, siis ma ei kujuta ette, et kas arstidel on nende haigustega veel nagu võimalik ennast harida, et kas seal on mingeid asju, nagu uuringuid, mis võib-olla on leidnud, et mingid asjad toimivad väga hästi selliste haigustega, sest näiteks minu puhul mul on tunne, ja ilmselt võib-olla meid kuulab mõni nagu arst, võib-olla meid kuulab mõni õde, võib-olla meid kuulab keegi, kes on nii-öelda seal tervisevaldkonnas, aga mul on jäänud mulje, sest et mina olen käinud alates sellest ajast, kui ma olin 17 ja nüüd ma olen 25, mis on siis 8 aastat. Olen käinud arstide juures, kes räägivad mulle täpselt sedasama aegunud juttu ja minu peas on tulnud see seos, et selge, et ei pea seda häiret nii oluliseks, et ennast veel nagu harida sellel teemal, et kuidas sellist inimest aidata, mis on minu arust väga kurb, sest et kui me vaatame statistikat, siis näiteks Inglismaal iga 6. naine põeb seda sama haigust, mis mul on. Eestis, kui minu tutvusringkonnas, nagu reaalselt minu lähedases tutvusringkonnas on juba 10 inimest, kellel on sama asi, siis ma tunnen, et arstid võiksid nüüd nagu korra võtta hetke ja mõelda, okei, võib-olla ma võiksin ikkagi harida ennast sellel teemal natukene rohkem, et ma saaksin neid naisi aidata. Sest et ma ei ole Eestis leidnud mitte ühtegi arsti ja kui ma ütlen mitte ühtegi, ma olen päriselt käinud nagu tippspetsialistide juures. Ma olen käinud mingites erakliinikutes nagu sihukeste arstide juures, kes ainult nagu spetsialiseeruvadki naiste nii-öelda kõigele sellele, mis siin all toimub. Ja nende vastus on ka, et pillid on ravim. Ja siis ma saan aru, et selge, meil ei ole mitte ühtegi spetsialisti, kes on viitsinud ennast harida. No võt põiepõletikuga mul natukene on selline tunne, et äkki me saaksime ka kuidagi nagu jõuda selleni, et oleks rohkem mingeid vastuseid, sest et nii palju, kui ma olen sotsiaalmeedias jaganud, et ma olen ise nagu tegelenud selle põiepõletikuga, siis ma olen saanud hästi palju kirju naistelt, kellel on seesama probleem ja kes ei ole ka lahendusi leidnud. Et kas või näiteks nüüdseks ma olen leidnud siis mõned käsimüügiravimid, toidulisandi, mis aitavad, aga mitte ükski arst nendest ei ole mulle rääkinud. Et arstid üldse nad ei ole osanud nagu mulle soovitada mingid käsimüügiravimeid ja ma
ma saan aru, et antibiootikumid on ju aitavad, aga ma arvan, et see ei ole jällegi jätkusuutlik lahendus, et ma iga kuu teen läbi antibiootikumi kuuri. Kujuta ette, mida see su soolestiku mikrofloorale, oh my god, mu keel on pehme, nii, soolestiku mikrofloorale teeb. Jah, et mitte, et üldse antibiootikumid oleksid mingid halvad asjad, aga nagu neid nii pidevalt võtta ei ole kohe kindlasti hea. Ehk siis nagu me peaks leidma mingid alternatiivsed lahendused ja nüüd tänu paljudele enda jälgijatele ka ma olen rohkem katsetanud erinevate ravimitega. Mul jäi natuke poolikuks see, et ühesõnaga mul oli 4 aastat jutti siis pidev krooniline põiepõletik, sinna hulka ka neeruvaagna põletikke. Mul on ühe korras olnud, see on kõige kohutavam asi üldse. Vaat need on tõesti neeruvaagna põletikku, ma ei sooviks mitte kellelegi. Mul oli selline tunne, et ma tahaksin surra. Nagu kui mul oli see, et nii nõrk olla, nii õudne asi. Põiepõletik päris nüüd, mul iga kord niuke pole olnud, aga siiski väga ebamugav haigus. Ja igal juhul kadus see mul mõneks aastaks täiesti ära. Ma ei tea siiamaani täpselt, miks, kuidas, mis toimus, aga nüüd on ta nagu uuesti natuke rohkem tagasi olnud mu elus ja no kohe üldse ei taha neid antibiootikume enam või sellesse samasse rütmi nagu tagasi minna. Ja nüüd siis tänu oma jälgijatele ma olengi leidnud, et mis minul näiteks toimib hästi, on D-mannoos, see on toidulisand. Ma ei võta seda nüüd päris igapäevaselt, kuigi võib ka vist võtta igapäevaselt ja teha mingite kuuridena, aga ma võtan seda siis, kui ma vähegi midagigi tunnen seal põies, et hakkab kuskile poole minema, ma hakkan kohe võtma igapäevaselt seda ja teen sihukese mingi nädalase kuuri vähemalt. Et see kohe ja see võib mul koheselt nagu tagasi tõmmata, et juba järgmine päev ma ei tunne näiteks mitte midagi. Ja teine asi, mis on ka selline üsna nagu kiire toimega, kohe otsin selle nime üles, jällegi käsimüügiravim, sihuke suurem pakk, kus on siis 30 väikest pakikest sees. Ma ei tea nüüd täpselt, kuidas seda hääldada. Symbioosis Kystalia. Igatahes Sistalia ei ole äkki. Sistalia sest et see on nagu sest ju, nagu tšüst. Igatahes C-tähega. C-Y-S-T-A-L-I-A. Selline lillaga pakikene. Et see on ka nagu kui hommikul võtta sisse, kui tunned, et midagi on ja siis võib-olla paar päeva jätkata sellega, et siis minul on see aidanud ja ma ei ole pidanud mitu kuud praegu võtma antibiootikume. See on ju nii tore. See on väga tore. Ma usun, et su keha tänab sind. See on breakthrough minu jaoks, et mul on nüüd kodus olemas mingid vahendid, mis mind koheselt aitavad, et tegelikult mul oli pikka aega ka selline paanika, mis kaasnes selle põiepõletikuga, sest mul ei olnud mingit lahendust ja ma teadsin, nüüd ma tunnen seda, oh my god, hakkab jälle pihta, ma pean jälle oma arstiga kontakteeruma, ma saan jälle mingid antibiootikumid peale, kusjuures siis, kui mul oli see 4 aastat, siis ju lõpuks mingid enam ei toiminud ka mul, et siis me pidime mingid uusi kogu aeg katsetama ja ühesõnaga ma ei tahtnud seda üldse ja siis tekkiski mingi paanika. Ja eriti kui nagu käid tööl ja see ikkagi segab nagu elu kuigi palju, et siis jälle võtab mingi haigusleht ja mis iganes. Et see on nii tore, kui on olemas mingid vahendid, mis on kodus olemas, mis aitavad koheselt. Aga et see on ka üks õudne asi, millega ma olen pidanud tegelema ja arstid nad kuidagi ei oska nagu väga palju öelda. Ma ei tea muidugi, äkki ei olegi mul nagu midagi muuta oma elus. No aga ma saan sellest inimlikust soovist aru, et sa lihtsalt tahad, et see asi nagu saaks läbi, et miski aitaks. Et keegi oskaks mulle öelda nagu kuidas toimida, et oleks korras. Jah. Ma usun, et kindlasti me saame tagasisides, ma usun, et on palju inimesi, kes on elanud läbi täpselt samu asju, mis meie oleme elanud, ehk siis sinu haigustega või minu haigusega ja kindlasti on inimesi, kes on ka ise lugenud juurde ja on leidnud veel rohkem nagu sa said neid soovitusi. Et võib-olla selle osaga me saame veel mingeid häid soovitusi juurde. Ja, aga üks asi, mis ma mõtlesin, et võib-olla ka välja tuua, et kuigi need on väga nagu negatiivsed haigused, nagu ega nad palju rõõmu meie ellu ei too. Ei, absoluutselt mitte. Siis võib-olla üks hea asi, mida nad teevad, on see, et nad muudavad meid vähem judgmentaliks. Me mõistame inimesi võib-olla selle tõttu paremini, me ei mõista hukka.
et sa ei tea kunagi, millega keegi võitleb Täpselt. oma elus. Ehk siis sa võid peale vaadata ja olla, et see inimene on nii elurõõmus ja nagu tundub, et kõik läheb ta elus nii hästi ja tegelikult sisimas ta võitleb selliste asjadega. Ja noh, näiteks ongi, kui lihtsalt sellised lihtsad näited tuua, siis ma arvan, et Kaisa ei judge'i mitte kedagi mitte kunagi, kui ta on mingi karvane. Ei. Ma olen Nagu lihtsalt kuskil on mingi karv, mitte kunagi ei vaata siukse pilgu, et mis siin toimub. Ei, ma lihtsalt olen mingi honey. Oih, ma lõin teid. Honey, ma feelin sind. Ma tean, mis sa tunned. No samamoodi mina, kui ma näen, et keegi higistab, on mingi higilaik kuskil või käsi jätab mingi higise laigu kuskile. Ma olen mingi I get you. Nagu, ja ma mitte kunagi ei judge'i, aga ma arvan, et see laieneb ka nagu üleüldse kogu meie elu suhtes, nagu, et me vaatame võib-olla natuke teise pilguga ja ei anna nii kiirelt hinnanguid. Ja selle episoodiga ma tahan teid ka julgustada, et kuna te ei tea kunagi, et millega keegi nagu võitleb, siis proovige ka olla rohkem mõistvad ja kui näiteks sinul on mingi selline haigus või häire, mingi sündroom, siis palju lihtsam on, kui sa jagad kellegagi ikkagi neid probleeme, mis sul on, seepärast, et keegi aitab sul võib-olla mõnest teisest nurgast vaadata seda olukorda, võib-olla aitab sul kuidagi otsida lahendust. Et ma tean, et see on ülihirmutav. Noh, näiteks mina ütlen mingi, et et mul on liigkarvad kuskil, et mul tuleb ka lõua otsa mingi vahepeal mingeid neid karvu ja see on väga piinlik. Ma ei arvanud kunagi, et ma avalikult tunnistan selliseid asju nagu, et mul kasvavad karvad lõua peal või et intiimpiirkonnas on rohkem karvu. Et ilmselgelt täna ma ei ütle, et ma mingi 100% mugavalt endiselt tunnen sellest rääkides ennast, aga samas minu peas ikkagi on see mõtlemine, et see on väga oluline, et me puudutame neid teemasid ja see on väga oluline, et öelda teile, et sellised asjad nagu on täiesti normaalsed ja sa ei tea kunagi, millega ikkagi inimene igapäevaselt võitleb. Ehk siis, et seda mõistmist ühiskonnas natukene rohkem tuua üles. Ja et nagu, et ei olekski enam need nagu tabuteemad, et keegi 12-aastane tüdruk ei peaks enam tundma ennast nii üksinda selle murega, mis tal on, et nagu ta oleks mingi friik või et nagu tahaks, et need oleks lihtsalt tavalised teemad, millest räägitakse, et sellel viisil nagu võivad inimesed palju kiiremini jõuda lahendusteni, jõuda selleni, et nad tunnevad ennast mugavalt enda kehas, ükskõik kuidas see siis talitab ja üldse me nagu, ma ei tea, ärgitame siis teid ka nagu vabamalt rääkima nendest teemadest, et noh, muidugi me ei eelda seda, et kõik tahaksid endal mingi sotsiaalmeediasse üles panna selle, et mingi ma higistan palju. Slogan. Nagu, et ilmselgelt mitte seda, aga lihtsalt rääkida kas või mõne enda väga lähedase sõbrannaga või emaga või isaga nendest teemadest, et sa ei tunneks enam ennast nii üksinda. Minul oli küll kergem, kui me rääkisime sellest. Sest et ma ei olnud saanud isegi oma emale rääkida selliseid asju või noh, nagu see tundus nii piinlik tol hetkel, et lihtsalt ma ei suutnud võtta end kokku, et nagu öelda oma emale, aga samas Kaisale kuidagi rääkida siukestest probleemidest nagu, et ma ei tea, et mul on ärevus ja see on võib-olla sellest või et mul on konstantne väsimus, et nagu seda oli okei öelda või siis, et see, et on liigkarvad nagu, et seda on okei nagu öelda oma sõbrannale. Ja noh, ega minu samamoodi, et ma ei oleks arvanud, et ma kunagi nagu nii paljudele inimestele räägin sellest probleemist üldse, et ega see ei ole nagu mugav, aga see ei olegi praegu mugav sellepärast, et siiamaani need teemad on tabud. Ja tegelikult siuksed asjad ei tohiks tabud olla. Selleks, et me elame reaalselt sellises ühiskonnas praegu, kus meil on võimalusi nii palju rohkem, et uurida neid haigusi. Meil on võimalusi nii palju rohkem, et leida mingeidki leevendusi või lahendusi, sest et ma ei näe, et minu ema näiteks kunagi minu vanuses oleks saanud seda abi, mida meie võime praegu saada. Et nagu kunagi tõesti need olidki nii tabuteemad, keegi ei rääkinud või siis lihtsalt ei olnud teadmisi nii palju. Aga nüüd meil on aeg nii palju edasi läinud, me oleme nii palju arenenud inimestena, meie teadus on nii palju arenenud, et nagu tegelikult me võiks rääkida sellest, et leida mingeid lahendusi veel. Jah, sest et mida rohkem me avalikult nendel teemadel üldse diskuteerime ja räägime, seda rohkem ilmselt tehakse mingit uurimistöid, üldse nagu arendatakse edasi siis seda meditsiinilist poolt ka. Nii et kui selles episoodis, vähemalt kui sellest episoodist keegi midagigi sai, siis ma arvan, et me oleme oma töö ära teinud täna. Ja
et põhiliselt kindlasti tahakski, et inimesed ei tunneks ennast üksinda enda tervisemuredega või et ei oleks seda, et sa vaatad nagu meid ja oled mingi issand, nii perfektsed tüdrukud, nii mingi hea elu, neil ei ole mitte ühtegi muret, et tegelikult sa ei tea mitte kunagi, millega inimesed igapäevaselt tegelevad. Jah, nagu mulle öeldi, et Kaisal on nii ilus keha, kogu aeg on nii vormis, lihased on nii väljas ja nagu toonuses. Mina samal ajal mingi sest see on sellepärast, et mul on nii palju testosterooni kehas, et kui ma saaks selle testosterooni ära anda ja ma annaks sellega ära pooleldi ka selle, et mu keha näeb üliilus välja, ma annaks selle ära. Sest et see, see on positiivne, aga need negatiivsed asjad kõik, mis sellega kaasnevad, kaaluvad selle kõik positiivse nagu üle mingis mõttes. Et meil Instagramis on story highlights ides endiselt see küsimuste boks või nii-öelda siis question box, kus te saate saata enda kas küsimused, võib-olla mured, mis iganes enda lood, enda mingid kogemused mingite haigustega, et kindlasti tulevastes episoodides me jälle siis puudutame neid teemasid. Ja et just ärgitame siis nagu tervise teemadega ka sinna kirjutama. Jah, vaat. Aga ma arvan, et me võime tänaseks podcasti kokku tõmmata. Jah. Aitäh, et kuulasid. Aitäh. Ciao.